Nende 13. sajandi paksude kiviseinade vahel toimus eile midagi erakordset. Nimelt kohtusid siin Põhjala-Balti välisministrid ja Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas. Meil on täna siin üles pandud ka väikene stuudionurgakene, et küsida, mida otsustati ja millest räägiti. Meil on stuudios külas Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas ja Eesti välisminister Margus Tsahkna. Me kuuleme tegelikult Eestis aina rohkem selliseid hääli, kes ütlevad, et me peaksime mõtlema Venemaaga rääkimise peale. President on see kõige valjem hääl olnud, et kui palju tänasel kohtumisel selliseid mõtteid on vahetatud, kui palju see on teemaks olnud? Me kuuleme ühte häält Eestis, kes ütleb, et tuleb alustada dialoogi Venemaaga, aga me ju näeme ka lähiajaloost, mis tähendas dialoogi pidamine alates 2008. aastast Venemaaga, kui Venemaa alustas Gruusia sõda, okupeeris Gruusia. See dialoog viis 2014. aasta Ukraina sõja alustamiseni, Krimmi annekteerimiseni ja 2022. aastal ju on käivitunud täiemõõduline sõda, kui üritati pidada dialoogi. Need mõtted, et rahu Euroopa poolt kaotati 2022. aastal peale seda, kui Venemaa alustas oma jõhkrat agressiooni Ukraina vastu, need on need väited, mida tegelikult räägib ju Putin ja mida räägib Venemaa ja mida senimaani kasutas ka Orban. Nii et need on Kremli jutupunktid. Ja praegu ka tänase NB8 arutelude juures mitte keegi ei pea võimalikuks seda, et me peaksime nüüd pakkuma Venemaale dialoogi, kuulama nende tingimusi, et kuidasmoodi tulevikus Euroopa julgeolekuarhitektuur peaks välja nägema. Ja ma tuletan meelde, et ega Putin ei ole ju oma nõudmisi vähendanud. Täpselt samamoodi 22. aastal peale seda, kui ta oli alustanud oma agressioonisõda, pani Putin lauda oma tingimused ultimatiivsel moel ja need ei olnud üldse ainult mitte Ukraina kohta, need käisid ka Balti riikide kohta, need käisid ka NATO kohta, need käisid ka Euroopa kohta. Nii et kui kellelgi on soov ka näiteks Eestis alustada nendest positsioonidest dialoogi Venemaaga ja Putiniga, siis see on tegelikult see, mis õõnestab kõige otsemas mõttes Ukrainat, aga ka meie enda julgeolekut. Nii et sellist suhtumist siin kuidagi ei ole. Väga selgelt me pidasime plaani, kuidasmoodi tõsta survet Venemaale veelgi, kuidasmoodi toetada Ukrainat, aga mis on kõige tähtsam, et ka täna siin NB8 riikide arutelus on tähtis aru saada, et me mitte ei toeta Ukrainat, vaid me ehitame üles uut julgeolekuarhitektuuri, kus me anname Ukrainale garantiisid julgeolekuvõtmes, aga Ukraina tagab ka meie julgeolekut. Ehk siis need samad hallid alad Venemaa ja Euroopa Liidu NATO vahel, need peavad kaduma. Ja need on täpselt olnud nende roheline tuli Putini agressiooniks. Nii et mitte mingisugust Putini tingimustel dialoogi, vaid surve Venemaale ja nende hallide alade kaotamine. Kui tähtis see formaat NB8 tegelikult on, kui paljud on oma mõju ajas kasvatanud? NB8 on täna kujunenud Euroopas üheks kõige mõjuvõimsamaks poliitiliseks raamiks, eriti peale seda, kui Soome ja Rootsi ühinesid NATOga. Nii et me kõneleme eest ja veame algatusi, mis puudutavad julgeolekupoliitikat, Euroopa tugevdamist, aga regionaalselt samamoodi. Sest et NATO võttis vastu uued regionaalsed kaitseplaanid, mis on hoopis teine kontseptsioon, kui oli varem. Ja just nimelt, kui me vaatame julgeolekupoliitset, siis Põhja-Balti riigid koos Poola ja Saksamaaga moodustavad ikkagi kogu selle tuuma, kui me räägime Euroopast. Ja teine väga oluline teema on ikkagi Euroopa laienemine. Meil on täiesti selge ühine arusaamine, et need hallid alad, neutraalsed tsoonid, kui me peame silmas näiteks Ukrainat, nagu Venemaa on teda käsitlenud, Moldovat ja nii edasi, need peavad kaduma ja NB8 selles mõttes on täna selline juhtiv jõud, mis suunab dünaamikaid nii Euroopas kui ka Euroopa Liidus, ma pean silmas, aga ka näiteks NATOs. Meil on praegu Euroopas selline huvitav ajaaken, kus Ungaris on just äsja valitsus vahetunud eeldatavasti meile meeldivamas suunas. Et kuidas Euroopa saab nüüd seda ajaakent ära kasutada, kuniks mõni järgmine riik läheb sinna Orbani teele? No tõepoolest, Orbani blokeeringud on kadunud
ja hetkel me oleme ju näinud juba esimesi edusamme, et me oleme saanud vabaks 90 miljardit eurot abi Ukrainale, mis on Ukrainale eksistentsiaalne küsimus ja järgmiseks 8 aastaks vähemalt selles osas on meil rahastuse probleem lahendatud. 20 sanktsioonipakett võeti vastu ja väga tähtis on nüüd vaadata kuni juunikuus toimuva Euroopa Liidu ülemkoguni, et kas me kasutame seda ajaakent ära ka näiteks laienemise võtmes, mis on ülimalt tähtis Euroopale, Ukrainale. Aga mis te arvate, kas me kasutame? No praegu me arutamegi neid otsuse kohti, kus avada mitte ainult esimene klaster, mis on seisnud 2 aastat läbirääkimiste taga, vaid avada kõik maksimaalselt, viia see ühinemine protsess nii kaugele kui võimalik. Õhus on tunda seda võimalust ja me peame kasutama. Aga ma olen ka nõus selle väitega, et selle Orbani varju tagant võivad välja hüpata mõned teised riigid, kes ei ole niivõrd huvitatud Euroopa Liidu laienemisest sellise kiirusega. Või ka näiteks meil on mõned riigid, kus valimised on toimunud ja kus pannakse kokku valitsusi ja kus võimule saavad Euroopa Liidu skeptikud. Viimasel ajal kuuleme siit Eestist eeskätt just presidendi suust selliseid mõtteid, et tuleks hakata Venemaaga rääkima või planeerima Venemaaga rääkimist. Kas tänasel NB8 kohtumisel tuli ka välisministritelt selliseid mõtteid või mitte? Alles meil see teema on alles ees, mis puudutab Venemaad ja Ukrainat, nii et me ei ole seda arutelu veel pidanud. Aga mis pilguga te olete jälginud seda Eesti presidendi ja välisministeeriumi tüli? Ma ei tea, kas see tüli on, aga ega need Euroopa tasemel ju ka on inimesi, kes ütlevad, et nüüd peaks ise Venemaaga rääkima ja selle vastus on tegelikult see, et me peaks kõigepealt rääkima omavahel sellest, millest me tahame Venemaaga rääkida ja see on see nii-öelda julgeoleku olukord, et kuidas teha nii, et Venemaa enam naabritele kallale ei läheks. Ja see küll ei vasta tõele, et me kuidagi ei valmistuks sõjajärgseks ajaks, vastupidi, me seda teeme, neid arutelusid peetakse erineval tasandil. Aga selge on see, et meie ei saa Venemaaga suhtes olla need nii-öelda, kes anuvad, et Venemaa meiega räägiks. Sellepärast me peame panema rohkem survet, et nad tegelikult siis räägiksid päriselt läbi ka nendest muredest, mis meil on Venemaaga seoses. Aga kui palju teie tunnete Euroopa kõrge välisesindajana Euroopa erinevate riigijuhtide poolt sellist suurenevat retoorikat just sel samal teemal, et peaks Venemaaga rohkem rääkima? Seda on just sellel põhjusel, et praegused rahuläbirääkimised ju mingit tulemusi ei ole toonud ja see on see lähtepunkt, millest siis lähtutakse, et tegelikult meil on endal mured ja me peaksime neid muresid ise adresseerima. Aga selge on see, et Venemaa neid läbirääkimisi meiega ju tegelikult ei taha ja jällegi ma rõhutan seda, et meie ei saa olla need, kes nõuavad, vaid Venemaale peab olema ka selge, et selle jaoks, et siis teatud küsimused on need, mida saab ainult Euroopa siis otsustada. Aina rohkem USA administratsioon mängib mõttega, et kas vägesid välja viia ja nii edasi, vähemalt Truth Socialist me loeme seda, et kui realistlik see tegelikult on ja kas Euroopa on selleks valmis? No NATO on kõige tugevam kaitseallianss olnud ja on töötanud nii Euroopa jaoks kui tegelikult Ameerika jaoks. Ja kindel on see, et ka Ameerika peaks nägema seda, et NATO toimimine on nende enda huvides. Loomulikult vägesid on ümber paigutatud ju pidevalt ühest kohast teise, aga tähtis on see, et kaitse siis seisund sellest ei kahaneks. Loomulikult Euroopa on ka ise tegemas rohkem oma kaitse jaoks ja me oleme kogu aeg rääkinud, et see Euroopa tugevus teeb tugevamaks ka NATO-t. Teatavasti Trumpi administratsioon Euroopa Liitu kui struktuuri tegelikult väga tõsiselt ei võta, et millised on teie ja Euroopa Liidu suhted ja kui tõsiselt Euroopa Liitu tegelikult võetakse laua taga? Eks president Trumpile meeldib loomulikult
kahepoolseid suhteid arendada Euroopa erinevate riikidega. Miks neile ei meeldi Euroopa Liit, miks ei meeldi ka meie nii-öelda vastastele Euroopa Liit, kui te mõtlete Hiina või Venemaa, kes üritavad meid ka siis jaotada ja nii-öelda jagada, siis see on just sellepärast, et kui me oleme koos, siis me oleme tugevad. Ehk siis meie vastus, kui me tahame olla tugevad, peaks olema just see, et me tegutseme ühtselt. Ometi paraku on jah nii, et Euroopas ei ole kõik riigid veel aru saanud, et maailma mastaabis oleme me kõik väiksed riigid ja koos olles oleme siis selline superjõud, mis suudab erinevale survele vastu seista. Nii et seda tuleb kogu aeg tähele panna. No tegelikult üks positiivne siis meie vaatest sündmus on Euroopas hiljuti toimunud. Ungaris toimus võimuvahetus. Kui palju see muudab reaalselt Euroopa Liidu otsustusvõimekust ja suunda? No ärme tõtta sündmustest ette, et kõigepealt meil on vaja uus Ungari valitsus saab nii-öelda kokku ja saavad oma programmi kokku ja saavad ministrid paika ja siis me saame seda asja edasi ajada. Me ei tea kõike nende seisukohti erinevates küsimustes ja kas nad käituvad kõikides küsimustes erinevalt, kui siis Viktor Orbani valitsus on käitunud. Aga selge on see, et pärast 16 aastat selline vahetus on kindlasti värskendav. Aga realistlikult selle põhjal, mis te teate, et mida Euroopa Liit nüüd selles ajaaknas suudab ära teha, kuniks Euroopast ilmub välja uus Orbani laadne, kes hakkab blokeerima? No jah, me oleme tõesti ju 27 demokraatiat ja demokraatiates on palju siin valimisi tulemas, 26, 27. Mäletan üks hetk lugesime kokku, oli üle 10 valimise tegelikult, kus võivad asjad muutuda. Mis me teeme selle aja jooksul? Me kindlasti vaatame üle kõik otsused, mis on olnud blokeeritud, kas me saame need avada ja nendega edasi liikuda. Kui me räägime näiteks sanktsioonidest, mida varasemalt Ungari on blokeerinud, kas me saame nendega edasi liikuda. Euroopa rahurahastu on olnud blokeeritud, kas me saame sellega edasi liikuda. Nii et igal juhul me kasutame seda aega väga efektiivselt valmistudes siis selleks, uus Ungari valitsus tuleb. Kiirelt siia lõpetuseks, et enne välisminister Margus Tsahkna rääkis siin samas laienemisest, et kas see on realistlik lähiajal? Ka laienemine on väga oluline sellega edasi liikuda ja ka seda on siis tõesti Ungari blokeerinud, nii et praegu ei ole sellisuunalisi sõnumeid Ungarist tulnud, et nad oleksid väga valmis edasi liikuma, kuid las uus valitsus alustab ja me saame neid läbirääkimisi pidada. Igal juhul on Euroopa huvides ka, isegi julgeoleku seisukohalt, kui me mõtleme, et kõige tugevam armee Euroopas on Ukraina, on see, et Ukraina ja teised riigid saaksid Euroopaga liituda. Nagu te äsja kuulsite, siis Kaja Kallase sõnul on Euroopa kindlalt Ukraina taga, vähemalt sõnades. Aga me ei saanud ka üle ega ümber Eesti sisepoliitilisest, välispoliitilisest tülist. Meil avanes siin võimalus rääkida paar sõna juttu Läti välisministriga ja me küsisime temalt, et miks me ikka veel peale 5 aastat selles olukorras oleme, et Ukrainas käib sõda. What was the main takeaway from today's NB8 meeting? The main takeaway was, of course, very practical discussion on security issues of the regions, the Nordic-Baltic region, but then also the cooperation with the US within the NATO. Then with the High Representative Kaja Kallas, we discussed both how to strengthen Ukraine, what the EU can do, what are the next steps. Everyone is glad that the 90 billion have been decided, the sanctions package, but we need to move with the next sanctions package and also discuss overall, how the integration of Ukraine in Euro-Atlantic structures will proceed and what steps need to be made. Then also we covered Russia, and everybody, of course, agrees that the threat posed by Russia
through its aggressive war in Ukraine, but overall aggressive behavior is real. So strengthening of defense capabilities at the national level, maintaining very strong NATO, including the presence in our countries of allies, but also strong transatlantic relations with Canada and the US. And then also, of course, strengthening Ukraine on the battlefield and weakening Russia. So those four sort of elements. And in the same time also, of course, there's a full commitment to international law principles. So, you know, all the Nordic Baltic states are very like-minded countries because we respect our commitments, we respect international law. And that type of positioning also in our behavior internationally is very important. So it's now 5th year of the full-scale war. Why we still haven't been able to overcome this? The Russians, of course, thought that they will conquer Kiev in 3 days. Remember the beginning of the war where Russians were convinced that they will be holding a parade in Kiev in 1 week. And Ukrainians are strong, Ukrainians are standing up, and Ukrainians are not letting Russians to conquer their country because it's an independent nation, an independent democratic state. And of course, this Russian violation of the most basic principles of international behavior, of international law, cannot be let happening. They shouldn't be let achieving their war objectives. That's why everyone has been supporting Ukraine, and that's why Ukraine has been able to maintain the front and not to let Russians occupy more than 19% of Ukrainian territory. So this is where a lot of depends also for the whole European future. So that's why this group is so supportive, but also overall the EU and other states in the world who respect international law are very supportive of Ukraine.